Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on siis selline. Te nägite teda unes, kes ta on? On ta päriselt olemas? Nii, kui teil oli nüüd selline asi, et te nägite ühte meest unes, võib-olla olete isegi mitu korda näinud ja seal midagi toimus, siis vaatame. See mees, keda te nägite unes? Nii, kes see mees on? Kes see mees on, keda te unes nägite? Kes see mees on, keda te nägite unes? Tuleb ise ka mees välja. Kes see on, keda te unes nägite? Ta lahkus hästi kiiresti. Siin oli selliseid, kuhu ta läks kiiresti, kes see, keda te nägite, kuhu ta lahkus kiiresti? Jällegi lahkumine, armastus, karikate 2 ja lahkumise kaart. Kas ta lahkus teist või, keda ta armastas? Ta nagu hakkas sellele vastu, ta ei tahtnud minna. Ta veel kaitses ennast. Oli veel kõhklev. Ja tuleb välja, et see oli nagu müntide kuningas. Keegi, kes siis, kas siis on abielumees või siis vanem meesterahvas on ju. Tal oli mingid hirmud või mingi konkreetne hirm, et kas pereseis midagi kiiresti muutub, kurbus ja armastus. Kas ta on kurb, et ta on üksi, et kas ta ei saagi omale perekonda või? Mis seal unes toimus teie selle mehe vahel? Teie selle maha, mis seal toimus? Keegi jälgis eemalt. Siin oli mingisugune armu teema, karikate 3, siin oli mingisugune võib-olla petmine, sauade 3. Keegi nagu jälgis seda. Mis seal unes toimus selle mehega siis, teie selle mehe vahel? Ja teie arvasite peale seda mingit kohtumist või mingit töö tegemist või koostöö tegemist või mingisugust, tundsite nagu puudust peale ärkamist ja mõtlesite, et huvitav, äkki sellel on mingisugune tähenduslik mõte ka olemas või? Kas see, mida te nägite? Sest ma ei saa aru, see on mingi surra-murra. Ma ei saa seda mõtet üldse nagu ka kätte. Ilmselt siin keegi jälgis, kui keegi siin nii-öelda pettis kedagi kuskil. Ja keegi mees jälgis teid või? Pärast üles ärgates tundsite võib-olla sellest inimesest puudust ja arvas, et äkki sellel on mingisugune tähendus. Kas on veel sellel une näol, mida te nägite? Kas sellel on tähendus või? Et keegi võib mingi aja pärast minevikust tulla päriselt teie ellu. Esialgu võib-olla kuidagi mingite piirangutega ja justkui mingisuguse teise ettepanekuga või mingi teise ettekäändega tuleb ta teie ellu, ta tuleb mingisuguse pisikese tööna või mingisugune
et oleks vaja mingi asi ära teha või teeb ta ise mingi ettepaneku, et oleks vaja midagi, ma ei saa aru, midagi siin on, aga see mees nagu tuleb teie ellu. aga läheb nagu mingi aega, müntide rüütel ei ole kiire kaart. mis see une nagu pidi edasi teile andma? no et armastus tuleb teie ellu, et keegi, kes tahab teiega oma armastust jagada, kes väga armastab ja hoiab teid ja tahab teiega koos elada. küsime niimoodi, et kas see mees on päriselt olemas, keda te unes nägite? kas see mees on päriselt olemas, keda te unes nägite? jälle. kas see mees on päriselt olemas? justkui tuleb mingi uue võimalusega, et ta muidu oli teie elust eemal mingi aeg, aga nüüd ta tuleb uuesti tagasi mingi uue võimalusega või on teil mingi ühine tee käia. kas te tunnete seda meest, kes seal unes oli? võib-olla ei ole teil selle mehega pikka aega mingit kontakti olnud. Teil on olnud ühe nagu vastastikune sümpaatia. siin on võib-olla olnud ka mingisugune mõjutamine. aga siin on piirangud ees, et see suhe justkui ei saanud kuskile edasi minna, seal olid mingisugused takistused ees. kas te seda inimest teate ka? on ta päriselt olemas? kelle tunded need on? kelle tunded need on? siin on mõlema inimese tunded, nii mehe kui naise tunded. lihtsalt võib-olla tõesti vahepeal te üldse ei kohtunud. ja nüüd võib-olla jälle kas saite kokku või saate varsti kokku. peale pikka pausi või? sest siin on hästi soojad tunded kellelgi teie vastu, ega väga-väga suur tugev tõmme. ja mida see mees tuli läbi une siis teile ütlema? mida see mees tuli siis teile läbi une ütlema? mida ta tegelikult tahtis teile edasi öelda, mis sõnumit? ahaa, et tema tuleb võiduga, jah? tema mõtleb oma plaani läbi, tuleb võiduga teie poole, põhimõtteliselt on juba teel teie poole. ja mis sa tahad siis sellest naisest? mis sa siis tahad sellest naisest? talle ei meeldinud selline küsimus, ta läks natuke närvi. üritab maha rahuneda, aga talle ei meeldi selline küsimus. mis sa tahad sellest naisest siis? oigi vihane on, oi, üritab ennast nii vihane, siis üritab ennast taltsutada, eks ole,
et okei, et ma olen siis nagu sinuga nagu räägin siis onju, aga talle see küsimus üldse ei meeldinud. muutus nii vihaseks kohe. siis taltsutas ennast, okei, et noh, suhtleme siis nii. okei, räägi palun, mis sa sellest naisest tegelikult tahad? unes näitasid, mis sa temast päriselt tahad, mida sa talle tulid teada andma? et ma armastan teda, et ta on mulle hästi kallis, aga praegu mul ei ole teda silmapiiril, ma tunnen temast väga suurt puudust. kas see mees on abielus või? Tähendab see, kes ennast näitas, kas see mees on abielus või? ei ole. see mees peaks elama üksi. mees peaks elama üksi. seepärast, et seda naist või partnerit tema kõrval ei ole. jah, siin on kohe lahkumise kaardid ja ülestõusmine, et võib-olla ta isegi on elust lahkunud, onju. okei. mida teie peaksite nüüd teadma sellega inimesega seoses, keda te unes nägite? mida te peaksite nüüd teadma? milleks see unenägu oli? mida te peaksite nüüd siis teadma nii-öelda juba ette, onju? mis see on, mida teie peaksite nüüd teadma? tuleb teha varsti mingi valik. see ei saa olema kerge, aga sest see võetakse ette sellepärast, et seal on taga mingi manipulatsioon. mida teie peate siis teadma? et võib-olla see mees jälgib teid juba pikemat aega nii-öelda ebaausalt, see tähendab, ta jälgib teid salaja juba pikemat aega. nii, mida te peate selle mehe kohta teadma? et selle mehe nii-öelda valu ja kõik sihuke halb on läbi, ta tahab tulla teie juurde, et võtta teiega ette täiesti uus teekond. mida te peaksite teadma sellest unenäost selle mehe kohta? see mees tuleb teie juurde, seepärast ta on nii kaua teist eemal olnud. ta tunneb väga-väga tugevat puudust teist. missugused on mehe tunded praegu teie vastu? missugused on selle mehe tunded praegu teie vastu? Te olete tema jaoks salajane naine. nii, ta tahaks võtta teiega mingit kontakti. ta peab kõigepealt leidma mingi võimaluse, et teiega kontakteeruda, leida mingi põhjus, on ju. mida see mees teie vastu tunneb? see, keda te unes nägite. mida see mees teie vastu tunneb? ta ütleb, et ma ei taha, et meie vahel on veel keegi kolmas. mulle ei meeldi see. ma tahan, et see eemalduks, see kolmas isik siit meie vahelt, on ju. mida see mees tunneb teie vastu? ta loodab, et juhtub niimoodi, et läheb muutusesse ja pere tuleb siis temale. ei, pere tuleb siis kellel? ikkagi ta tahab teid kui ressurssi, te meeldite talle, sest seekord on kõik teistmoodi. miks sa ütled, et sa ei taha peret või sa ütled seda, et sa oled üksi või? et sa igatsed tema järgi või? sest sa tahad targalt käituda. mis see perekaart siin tähendab?
ma ei saa aru, mis siin aru saada on, ütleb ta, et ma juba ammu aega nagu igatsen ta järgi, ma nagu kurvastan, et teda ei ole, et ta on eemal. aga ma ei jäta seda niimoodi. ta teeb mingisuguse torni. nii et ta saab selle pere teiega või? Niimoodi mõtlesid. kõigepealt ta tahab, kui teil on nüüd mees, et sellest mehest te läheksite lahku. Ja te läheksite temast eemale maailma, siis see on tema võit. et siis mida? et kui teil on siis nagu seal midagi ei ole, siis mees tuleb õiglaselt oma karikaga ja oma sauaga. no näed, ma olen siin. tule minuga kaasa, ma olen sind kogu aeg hoidnud ja armastanud. aga ta on armukade. ta ei kannata, kui keegi teie peale vaatab või midagi. ta tahaks kohe kõik teie ümbert ära ajada. ta ei kannata mitte kedagi, kes teie poole vaatab. saate aru? see mees on nii armukade. ta on nii hullult armukade, et ta ei taha, kui keegi vaatab. isegi kui keegi teine naine vaatab või kui midagi on. ma arvan, mitte niisama vaatab, vaid et äkki see on midagi internetis kuskil või. et ta käib teie lehe peal või. keegi midagi kommenteerib või. ta isegi on nende naiste peale kade. minu naine ei vaata minu naist. no see mees on, see on nagu teile tuli see nagu hoiatus, et oleksite valmis selleks sündmuseks. et see mees tuleb varsti teie ellu. et teha teile siin torni, lüüa teie elu ilusti laiali. ja siis tulla õnneliku näoga kui päästja. tule nüüd minuga, mina olen sinu päästja. mida te peaksite selle mehe kohta teadma? isegi kui te teate teda, eks ole, minevikust. mida te peaksite selle mehe kohta teadma? mida te peaksite selle mehe kohta teadma? et ta on praegu kurb. tal on tõesti ilma teieta hästi halb ja ta tahab viia nagu selle tsükli lõpuni. mida te peaksite teadma? mida te peaksite teadma sellest mehest, et ei, ta ikkagi tuleb, jah. ta tuleb. ja siin ta räägib õiglusest, et siin tuleb teha see lõplik valik, on ju. et tuleb enne see kes see on? Mida sa siin silmas pead? Uus algus. No, sina, see oled sina siin, jah? See oled sina siin. No jah, sa tahad, ma saan aru. Et nüüd, et siis tuleb uus algus, on ju. Et ma olen sind juba ammu igatsenud. Mina tulen kui imperaator, mina tulen minevikust. Nii, ja mis te peate veel teadma siis selle mehe kohta? Mis te peate selle mehe kohta teadma? Et tuleb uus võimalus, mingisugune. See tuleb tõesti justkui äkki või juhuslikult, kus te saate
üle hulga aja kokku, te olete hästi rõõmsad, kui te üksteist näete. seal on ka mingisugused hirmumomendid, eriti naisel. mida te peate teadma selle mehe kohta? et teil tuleb üles nagu hirm, et piiratud võimalused, pere, armastajad. mingit moodi te tulevikus ikkagi kokku puutute ja ta leiab mingi võimaluse, et teid üle hulga aja näha. aga teie ise hakkate ka nagu närvitsema, hakkate kartma kuidagi. kas te muretsete, kui te nüüd olete suhtes või abielus, kas te hakkate muretsema oma pere pärast, et äkki see lõhutakse ära? sest teil on tunne, et ta teeb sellega päris tugevat tööd, et see suhe ära lammutada. või saan mina millestki aru valesti või olete teie nii palju vaeva näinud, et seda suhet üles ehitada ja tema tuleb, teeb nüüd teile täiesti korraliku torni sellele suhtele või? mida te veel peate selle mehe kohta teada? ta toob üles teil mingisugused illusioonid, te kardate. tegelikult see mees tuleb mingite positiivsete uudistega, mida ta tahab teile öelda. ja võib-olla kutsub teid kuskile. võib-olla kutsub teid, kui tal on mingi plaan, teid kutsub, et kuhugile minna, mingi tegu või mingid teod, kuhu ta tahab teid kutsuda. kas see hirm selle mehe ees on põhjendatud? kuidas võtta? kas selle hirm selle mehe ees on teil põhjendatud? Te saate aru, et ta tuleb armastusega, aga ta räägib hästi otse, ta räägib tõtt ja te ei kujuta nagu ette, et teil on nagu raske aru saada, et mis ta järgmiseks teeb. et justkui suhtlete omavahel, aga siis ta võib järsku jumala äkki jälle mingi teemaga tulla, hästi äkki, nii et seda üldse ei oota või on mingisugune äkiline käitumine, mis teid nagu šokeerib, mida te nagu tema poolt ei oota. sest te ei mõista seda meest. Te saate aru, ta on hästi julge, ta ei karda midagi otse öelda. aga mida see mees siis nagu teha võib, mis hirm teil on? mida see mees siis teha võib, mis hirm teil on? mida see mees teha võib? esiteks, kui ta tuleb, teil on hästi hea meel, te üritate seda varjata, te kohe hästi tugevalt üritate nagu mitte naeratada või ma räägin, et kui teil on kas te olete abielus või teil on keegi kaaslane, siis te üritate nagu varjata seda naeru, aga teil on hästi hea meel, kui ta tuleb. see annab teile nagu hingerahu ja tasakaalu, kui te teda üle hulga aja näete. Teil on nagu hästi hea olla. kui tema teid näeb, kuidas temal on, mida tema tunneb, kui tema teid näeb? ossa, transformatsioon ja võidukaart kohe. maag, kohe tahaks hakata manipuleerima. süda valutab, muretseb, et äkki ta teeb nüüd ennast siin lolliks ja narriks. aga saatan nii tõmbab selle mehe nii käima, et täitsa lõpp. et ta tuleb, kuigi tal on hirm, et ta võib ennast narriks teha, aga ta tuleb ikkagi. ja mida ta tunneb siis, kui ta teid näeb? mida ta tunneb, kui ta teid näeb? kõigepealt vaatab teid pealaest jalatallani. siin on see muutunud, see on see muutunud, see on see muutunud, aga ma armastan teda ikkagi. ma võtaks ta kohe kaasa ja läheks temaga ära, aga ma ei saa, ma pean veel ootama. aga ta on minu päike. väga hästi suhtub see mees teisse. väga hästi. Teie olete tema päike.
niimoodi. jah, aga teie olete kaitses, kõhklete, samas tahate justkui lahkuda, sest see on nii hoopis teistsugune olukord ja tahaksite nagu temaga koos olla, koos peret luua. hästi igatsete tema järgi, tunnete puudust temast, tahaksite temaga tõesti peret. no vot, ega ma siin midagi targemat praegu välja ei mõtle, sellest et kui me vaatame, et info hakkab ju korduma, tähendab midagi uut. midagi uut me vist siin teada ei saa, sest see mees juba andis teada, kui ta juba unes teile andis märku, eks ole, et ta hakkab teie poole tulema, siis on teil väga tugev side tegelikult üksteisega. sest niisama see mees ennast unes teile ei tulnud näitama. nii, ja millega see lugu siis lõpeb? selle mehe, keda te nägite, selle ja siis teie vahel. millega see lugu lõpeb siis? ma ei mõtle unenägu, vaid et kui te nagu päriselt kokku saate või noh, mis üldse saab siin? mis üldse saab siin teie vahel? mis siin üldse saab teie vahel? et teie olete valmis oma asjad võtma, ära pakkima ja ära minema. aga kõik ei ole nii lihtne. armastus on mõlemapoolne. kõik ei ole nii lihtne. sest on hirmud ja on igatsus üksteise järgi. millega see lugu lõpeb siis? ta peaks edasi minema hästi, kõrgemad jõud ütlevad, et praegu peab veel ootama, aga hakkab juhtuma midagi täiesti uut. see on positiivne ja see on aus, see on õige asi. mis edasi juhtuma hakkab siis? perekond. müntide 10. müntide 10 tuleb. mõlemapoolne suhtlemine ja mingid väiksed teod ja armastus ja müntide 3 ja no siis jah, igapäevaelu tuleb, kui teil tuleb nüüd müntide 10 ehk perekond, no siis tulevadki igapäevased asjaajamised ja armastus ja kõik muu, mis pere juurde käib. aga lihtsalt, et te peate veel ootama. kõik tuleb omal ajal. aga ta tuleb. iseenesest tore ladumine. ei tea, kas kellelgi niimoodi on ka. sest mul tuli see teema täiesti äkki. just mõtlesin, mis teema ma peaksin tegema ladumise. see teema tuli kuidagi nii äkki pähe, mõtlesin, no ma proovin teha. et sihuke veider teema, et kas siit midagi välja tuleb. no lõpuks isegi tuli. lõpuks isegi tuli, nii et kui te päriselt nägite ka inimest unes ja ta on päriselt ka olemas, et olete temaga juba varem tuttavad, on ju, siis paistab, et teid ootab hiljem ees vist abielu või kooselu, kuidas kellelgi. no vaatame. sellega on siis tänane ladumine läbi. aitäh teile kõigile, kes te vaatasite. pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. uued tulijad, vajutage tellinuppu ja musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. kes soovib oma isiklikke küsimusi küsida, siis kirjutage mulle aadressil piiv.rutt@gmail.com. seal lepime kokku päeva ja kellaaja, millal teile sobib teha videoseanss Messengeris. see on tasuline. et seal saate juba küsida oma küsimusi, mis teid huvitab. ma ei tegele kohtuteemadega ja ma ei tegele terviseteemadega. aga siis jääme jälle nägemiseni.